naiskodukaitse keskmisel. Ta on 37-aastane naine, kes naiskodukaitsjana on läbinud 2,5 moodulit baasõpet, kes tegutseb aastas 127 päeva Paide jaoskonna nimel, 113 päeva jooksul esindab Türi jaoskonda, Koeru jaoskonna heaks tegutseb 87 päeva ja 32 päeva Roosna-Alliku jaoskonna nimel. Kui kõik tunnid kokku liita, siis ta on 17 aasta jooksul, olles ise 37 aastane, osalenud baasõppel ligi 9000 tundi, matkanud koormusmatkadel umbes 790 kilomeetrit, pidutsenud vähemalt 136 tundi, kannab kõige ilusamat vormi ja on pandud järgmise video sisse. Naiskodukaitsja peab olema eeskujuks kodutütredele. Valmar. Ma usun, et mingisugune omastamust hull kõva kutt on. Kreeka südame. No, naiskodukaitsja. Ma arvan, et ta on kodutütrede ema. Mul tuli üks vana pruut meelde. Jah, Elmi oli nimi. Palun vasta, jah. Las ta jääb. Naine. Ja ta peseb pesu, kaitseb kodu, kaitseb õde. No jah, võiks ju arvata, et naiskodukaitsja on see naine, kes tuleb sul ukse pealt tainerulliga vastu, aga noh, kas ta nüüd naiskodukaitsja nüüd on, nagu sina küsid? Ei, ilusad piigad tänapäeval, jah, kõik, no kes käib, millised naised tänapäeval enam käivad siis selle kostüümiga või kübaraga. Millised naised? Ma näed, naiskodukaitse tüdrukud, noorikud ja vaadata suvel. Jah, ilusad säärejooksud ja ta võiks olla töökas, ettevõtlik, abivalmis. Ja ta peseb nõusid, teeb süüa. Isa kaitseb kodu. Ja ema. Raudselt jookseb mõõda metsa ringi nagu segane. Ja ma usun, et mingid äkki on kuskilt oma vaadanud telekast, et mingid tähtsad üritused, omast arvast tulguvad mõtid käivad seal ja Tegelevad ka töötamisega. Ja tantsimisega. Käivad kuskil kaugel, käivad pidudel, jõulupeol näiteks käiseb. ja armastus käib ju ikka kõhu kaudu käib ja midagi pole teha, et kui sul on ikka kere ele ja suppi antakse nagu lapsepõlves maitseb supp, siis midagi pole teha ja nii on jah. Ja käivad reisimas ja Naiskodukaitsja peaks palju üritustel osalema. Ma arvan, et osalebki palju üritustel. Kas nüüd ühed noorikud metsas peavad rullima, no seda ma küll ei oska öelda, et suurem asi ta pole, aga no vaat, mis sa teed, kui sul raha napib ja ei jõua naisele kulda ja et osta, et siis sa pead kuidagi tal meele järgi olema, et midagi pead sa talle lubama ja kui tema tahab metsa minna, siis peab tema seda saama, jah. Nad peavad kaitsma naiste kodus. hoolitsevad naabrite eest, hoolitsevad ette eest, hoolitsevad kõigile. Kudumisega. Osad neist tantsivad ja käivad rahvaarmeenias. Ja kindlasti peavad väljaõpetel ka käima. Wikipedia ütles seda. Midagi veel tuleb.
suppi keedavad ka. Nojah, aga vaata, aga naised, ega nemad on ju maailma aluspanijad või talad, et ega siis selle vastu ei saa ja eks need naiskodukaitsjad ole siis Eesti riigi alustalad või niimoodi. Jah, noh, aitab nüüd küll, jah. Aitab küll, jah. Läks küll täitsa mööda. Ma palun siia ette Järva ringkonna esinaise Kirsika Ilmjärve pidupäeva kõneks.